Enamik YouTube'i üleslaetavast sisust on meelelahutuslik ja lõbus vaadata, kuid platvormil on ka tume pool, mida paljud inimesed kunagi ei koge. Olgugi, kas tegemist on võltsitud sisuga, mis on loodud ainult vaatamiste saamiseks, või tuntud YouTuberite vaheliste tülidega, tundub, et alati räägitakse vähemalt ühest YouTube'i draamast. Number 10. Öeldakse, et 2019. aastal Ameerika YouTuberi ja meegikunstniku Tati Westbrooki üleslaaditud video muutis internetikultuuri olemust igaveseks, kuigi see arvamus on olnud tugeva arutelu all. Sel ajal oli Westbrook tüüdis teise iluinfluenceri, James Charlesiga, ning kuni selle ajani olid nad olnud lähedased sõbrad. Kuid Charles tegi siis midagi, mis tundub idumaailmas täiesti vastuvõetamatu. Ta hakkas reklaamima juuksevitamiinide sarja, mis kuulus ühele Westbrooki konkurendile. Ja see ei avaldanud talle muljet. Videos, mille pealkiri oli Bye Sister, ütles Westbrook, et ta pöördus Charlesi poole selle küsimusega sõnumi teen ning Charles väitis seejärel, et ta ei saanud oma reklaamitöö eest mingit raha. Selle asemel anti talle sel aastal Coachella artisti pääsmed. Pärast seda vastasseisu hakkas James rääkima enda ja Westbrooki vahelisest draamast YouTube'i draamakanalitele ning seetõttu otsustas Westbrook teha oma video omamoodi vastusena. Kuigi juuksevitamiinide teema ei tundunud enamikele vaatajatele, kes jälgisid draamat vaid meelelahutuse pärast eriti suur asi, hakkas Westbrook seejärel esitama tõsiseid süüdistusi ning paljud inimesed imestasid, miks ta polnud neist asjadest varem rääkinud, enne kui nende vahel tüli puhkes. Ta väitis, et Charles kasutas oma kuulsust YouTube'is, et sundida mehi tegema seda, mida tema tahtis. Ja James reageeris kohe ning laadis üles video pealkirjaga Tati. Kuid vaatajad astusid talle kohe vastu, öeldes, et see tundus ebaaus. Seejärel kustutas ta video ja laadis üles teise nimega No More Lies. Selles ütles ta, et Westbrooki süüdistused haavasid tema tundeid ja ta vabandas selle eest, et reklaamis juuksehooldusvitamiine tema selja taga, tõestades, et tema kahtlused olid kogu aeg õiged. Kuid ta eitas, et oleks kedagi sundinud ja lisas, et ta ei kasutaks kunagi kedagi sellisel viisil ära. Ja pärast seda otsustasid mitmed teised YouTuberid pärast poolte valimist end sellesse draamasse segada. Gabriel Zamora käsitles seda teemat, öeldes, et Westbrooki teod olid vastuvõetamatud, kuna igal ilumõjutajal on õigus reklaamida enda valitud brändi. Ja vastuseks ütles ta, et Charles oleks pidanud teda hoiatama, et ta hakkab reklaamima konkurendi toodet, kuid lisas, et ta pole kunagi Zamoraga kohtunud ega tal pole temaga ega tema kanaliga kunagi probleeme olnud. Lisaks ütles ta, et tema ja Charles rääkisid sellest juuksetootest korduvalt ning mõlemad olid nõus, et neile see isegi ei meeldinud, mistõttu oligi šokk, kui Charles seda äkitselt reklaamima hakkas. Aga nagu sellest veel vähe oleks, süüdistas ta siis Jamesi selles, et ta ähvardab ja rikub meeste mainet, kes tema lähenemistele soodsalt ei reageeri, ning väitis, et tema jutt Coachellast ei saa olla tõsi, sest ükski suur ettevõte ei jagaks niisama kalleid passe. See pani teda uskuma, et kogu asi oli ette planeeritud ja Charles oli Coachella loo välja mõelnud, kuna ta teadis, et nende vahel tekib konflikt. Pärast seda kaotas James miljoneid jälgijaid ning lõpuks tunnistas ta, et peab õppima, milliste meestega võib rääkida ja keda tulevikus pigem rahule jätta. 9. Päris videod moodustavad suure osa sisust, mida iga päev YouTube'i üles laaditakse ja on lihtne mõista, miks see nii on. Inimestele meeldib vaadata, kuidas teisi narritakse ja seni kuni see kõik on ohutu ja lõbus, saavad sellised videod tavaliselt tuhandeid, kui mitte miljoneid vaatamisi. Kuid oli olemas osa YouTube'i kasutajatest, kes uskusid, et peaaegu kõik need videod on lavastatud ja üles laaditud ainult selleks, et vaatamisi saada. Ja märkimisväärselt said nad 2016 aastal õigust, kui üks suurimaid YouTube'i naljamehi tunnistas, et oli peaaegu kogu oma materjali lavastanud. Kõnealune YouTube'i kasutaja on Joseph Erikat, keda tuntakse paremini tema YouTube'i kanali nimega FusiTube. Sema kanal loodi 2014 aastal ja ta hakkas üles laadima sketše, kus ta tegi nalja selle üle, kuidas ta kasvas üles Lähis-Idas. Kuid üsna pea hakkas ta üles laadima vempude videoid ning kogus lühikese ajaga miljoneid jälgijaid. Varsti sai temast platvormi populaarseim vempude kanal, kus mõned tema videod kogusid üle 100 miljoni vaatamise. Nagu arvata võis, hakkas ta peagi palju raha teenima ja mõnes oma videos näitas ta uhkusega kalleid oste, mille ta oli teinud. Ta hakkas üles laadima motiveerivaid vloge ja tundus, et ta on õigel teel. Ja siis 2016 aastal jagati sotsiaalmeedias videod, kus FusiTube oli füüsilises kakluses striimeriga nimega RiceGum. Kõigi üllatuseks lõi RiceGum äkitselt FusiTube'i ning kaamera kukkus maha, kui inimesed põgenesid sündmuskohalt.
Mitmed YouTube'i draamakanaleid hakkasid videot kajastama, spekuleerides, et need kaks YouTuberit olid tülis ning esitati mitmeid teooriaid, et kaklust selgitada. Spekulatsioonide haripunktis teatasid mõlemad, et kõik oli olnud pettus, kuid nad olid tõestanud oma seisukohta, näidates, kui kergesti draamakanaleid saab panna uskuma isegi kõige ebatõenäolisemaid olukordi. Nagu arvata võis, ei meeldinud see draamakanalite omanikele sugugi ning nad vastasid teravalt, kuid need kaks YouTuberit olid oma mõtte võib-olla isegi liiga hästi selgeks teinud. Ja üsna pea tuli päevavalgele, et FouseyTube'i videod olid samuti võltsitud ning paljud inimesed pettusid tema kanalites ja teistes sarnastes ning loobusid tellimusest. Kahjuks on see tekitanud platvormil palju umbusaldust, sest inimesed ei tea enam, millised vembud on päris ja millised on tehtud ainult vaatamiste ja raha saamiseks. Nende seas, kes tunnistasid võltsvideote tegemist, olid Sam Pepper, Joey Salads ja Mike Martin. 8. koht. Enamik meist teab vähemalt üht inimest, kellel on unistus saada mõjutajaks. See on tavaliselt tänu nende mõjutajate jagatud piltidele, kus nad elavad luksuslikku elu ja naudivad elu parimaid asju, sageli selle eest tasu saades. Aga nüüd teame, et see pole peaaegu kunagi nii ning paljud mõjutajad laadivad üles fotosid ja videoid, mis on kas tugevalt töödeldud või filmitud nii, et vaatajaid petta. Uskuma panna, et neil on palju raha ja kalleid asju, nagu ehted, autod, riided ja majad. See on kestnud juba aastaid, kuid siiski lasevad paljud inimesed end petta, uskudes, et mõjutajaks saamine on lihtne töö, mis toob väga hästi sisse. Üks YouTuber, kelle näis sellest petmisest küllalt olevat, oli Gabby Hanna. Ja 2019. aastal otsustas ta sellega midagi ette võtta. Oli hästi teada, et talle ei meeldinud Coachella festival, mistõttu paljud tema jälgijad olid üllatunud, kui ta laadis üles foto, kus ta osales sellel üritusel. Seejärel laadis ta oma YouTube'i kanalile üles video, kus tunnistas, et foto oli võlts ning ta oli selle loonud selleks, et juhtida tähelepanu mõjutajate petlikele eludele. Ja paljud inimesed mõistsid lõpuks, et nende lemmik Instagrami ja YouTube'i staarid olid tegelikult lihtsalt tavalised inimesed, kes olid loonud edumüüdi. Seda tüüpi sisu näideteks on Jay Alvarez ja Alexis Ren, kes said kuulsaks oma reisivlogide ja luksusliku elustiili poolest, külastades erinevaid riike üle maailma. Kuid siis tuli välja, et enamik nendest sisust oli sponsoreeritud ning nende videod ja fotod olid lavastatud, et näidata spontaansed, kuigi tegelikkus oli vastupidine. Siis oli veel Suzanne Mutesi, Austraalia mõjutaja, kelle kohta selgus, et oli maksnud tuhandete võltsjälgijate eest. Samuti tuli välja, et tal oli palju vähem raha, kui ta väitis ning ta teeskles rikkust, lootuses saada tuntud brändidelt koostööpakkumisi. Argentina krüptomõjutaja Fernando Perez Algaba kogus 100 000 jälgijaid, kes uskusid, et ta on samuti rikas ja reisib riigist riiki luksuslikus elustiilis. Hiljem tuli välja, et ta oli tugevalt võlgades, kuna oli laenanud peaaegu kogu raha, mida vajas oma elustiili võltsimiseks ning tegelikult oli ta rahaliselt nii sügavas augus, et sellest oleks olnud väga raske välja tulla. Belle Gibson, Austraalias pärit tervisemõjutaja, sai kuulsaks, kui ta tegi sensatsioonilise väite, et oli ravinud ajukasvaja õige toitumise ja looduslike vahenditega. Ühes sellelaadse kõige hullematest juhtumitest tuli välja, et tal polnud kunagi üldse vähki olnud ning ta väitis end olevat surmavalt haige ainult selleks, et saada rohkem jälgijaid ja teenida loodetavasti palju raha. Number 7. Mõned tellijad hakkavad tugevalt huvituma oma lemmik YouTuberite isiklikust elust, nagu juhtus ka paari puhul, kelleks olid Heidi O'Farrell ja Jared Napanbauer, kellest kumbki lõi oma YouTube'i kanali. Jared, kes sai tuntuks kui Pro Jared, kogus tuhandeid tellijaid tänu oma ühemintuulistele videomängude arvustustele, mida ta hakkas platvormile üles laadima 2017. aasta septembris. 2019. aastaks oli tal üle 1 miljoni tellija, pärast mida hakkas ta looma pikemaid videoid. Nende hulka kuulusid ka esikümne nimekirjad ning oma teisel kanalil hakkas ta otseülekandes mängusessioone voogedastama. Mis puudutab O'Farrellit, siis ta on professionaalne mängur, kuid on rohkem tuntud oma cosplay postituste poolest, kuigi ta on kogunud suure jälgijaskonna Twitchis, kus tema jälgijad saavad vaadata, kuidas ta mängib oma lemmik videomänge. Mõnede allikate kohaselt alustas Napanbauer 2018. aastal suhet Holly Conradiga, kes on samuti cosplayer, oma naise Heidi ja Conradi abikaasa Ross O'Donovani täielikul loa, kuid see osutus halvaks ideeks. Varsti võttis O'Farrell oma nõusoleku tagasi ja ähvardas lahutus sisse anda, kui Napanbauer ja Conrad ei lõpeta teineteise nägemist. O'Donovan kolis lõpuks välja enda ja Conradi ühiskodust ning toetas nende suhed.
Siis 7. mail 2019 postitas O'Farrell oma sotsiaalmeediakontole, et oli avastanud, et Conrad ja Nabenbauer kohtuvad endiselt ning on seda teinud juba mitu kuud. Ta lisas, et Nabenbauer üritas suhete probleemides süüdistada ainult teda ning valetas oma sõpradele oma afääri kohta teise naisega. Lisaks, kui ta temaga sellel teemal silmitsi seisis, muutus ta kaitsvaks ja vihaseks ning väitis, et probleem nende abielus on just tema. Pärast seda postitas Nabenbauer, et tema ja O'Farrell lahutavad abielu, kuid ütles, et ei avalda rohkem teavet, kuna peab tema privaatsust ja heaolu oma peamiseks prioriteediks. Ainus probleem oli selles, et oli O'Farrelli juba enne selle postituse tegemist blokeerinud ning O'Farrell vastas korrates, et mees oli teda juba kuid petnud ja lisas, et ta ei näe tema viimast avaldust sellel teemal, kuna mees oli ta sisu nägemisest blokeerinud. Järgnes hulk edasi-tagasi sõnumeid, milles O'Farrell süüdistas Nabenbauerit manipuleerimises, väärkohtamises ja truudusetuses. Ta avaldas, et sai afäärist teada siis, kui ta vaatas läbi ühe Nabenbaueri vana mobiiltelefoni. Selle käigus leidis ta sobimatud vestlused tema ja Conradi vahel ning pöördus siis otse Conradi poole, öeldes, et oleks tõenäoliselt enda suhtes palju vähem ebakindel, kui ta hakkaks kohtamas käima meestega, kes pole juba abielus. O'Farrell postitas mõne päeva jooksul sadu uuendusi, samal ajal kui Nabenbauer ja Conrad jäid sellel teemal vaikseks. Kui Nabenbauer lõpuks avanes ja postitas pika sõnumi selle teema kohta, tuli ilmsiks, et ka O'Farrellil oli nende abielu ajal pikaajaline poissõber. Ja ta lisas, et ei maininud seda oma esialgses postituses, kuna ei pidanud seda olukorra jaoks oluliseks. See aga tekitas pahameelt nii tema kui ka Nabenbaueri jälgijate seas. Paar on sellest ajast peale lahutanud ning nad jätkavad eraldi sisu loomist mitmel erineval platvormil. Number 2. Pudega on kõik lõbus ja mänguline, kuni keegi ei saa aru, kus piir tõmmata, mis juhtuski kummalises loos, kus osales YouTuber nimega I'm Jay Station. Now kuulub Kanada YouTuberle Jason Efiro, kes sai tuntuks oma ülevoomulike trikkide videote poolest. Ta postitas ka video 3 AM väljakutsest, mis oli trend, kus YouTuberid filmisid end tegemas õudseid või keelatud tegevusi täpselt kell 3 öösel, mida mütoloogias tuntakse kui nõiatundi. Trend ei kestnud väga kaua, sest paljud neist väljakutsetest olid kas liiga leebed või piiri peal kriminaalse tegevusega. Ja üsna pea tüdinesid vaatajad sellest, et erinevad kanalid laadisid üles ühesugust sisu ikka ja jälle. 2020 aastaks oli mul J-Stationil umbes 5 miljonit tellijat ning oli selge, et ma tegin midagi õigesti, et nii suure jälgijaskonna kogusin. Aga selle aasta jaanuaris tegin otsuse, mida hiljem kahetsesin, sest see vihastas YouTube'i kogukonda ja tõi kaasa tõsised kriminaalsüüdistused. Ta oli juba varem tekitanud poleemikat, postitades videoid, kus ta kasutas Ouija lauda, et võtta ühendust surnud kuulsustega. Inimesed tundsid, et see oli lugupidamatu, kuna nad uskusid, et Etier tegi seda lihtsalt selleks, et saada rohkem tellijaid ja teenida raha. Aga siis läks ta veeldi kaugemale ja ületas piiri, mis mitte ainult ei tekitanud poleemikat, vaid vihastas ka paljusid inimesi. Selle aasta 21. jaanuaril teatas Etier, et tema tüdruksõber Alexia on lahkunud. Tead tehti video kaudu, mis laaditi tema kanalile üles ja ta väitis, et Alexia sai surma, kui purjus juht talle otsa sõitis. Peaaegu kohe muutusid tema tellijad kahtlustavaks, kuna video oli rahaks tehtud ja ta kutsus vaatajaid üles tellima nii tema kui ka Alexia kanalid, mis kandis nime Dream Team, austusest Alexia vastu. Ta lisas, et Alexia oli alati unistanud miljoni tellija saavutamisest ja et nad olid sellele eesmärgile peaaegu jõudnud, kui ta oma elu kaotas. Seejärel ütles ta, et oli rääkinud Alexia vanematega ja nad olid nõustunud, et Etier peaks nende kanalile üles laadima videod, mis nad juba olid filminud. Mõned tellijad kontrollisid politsei andmeid ega leidnud ühtegi kirjet tema õnnetuse kohta. Ja kuna tema sotsiaalmeediakontod olid kustutatud, ei saanud temaga ühendust võtta. Ja paljud inimesed olid petta saanud. Teises videos oli näha, kuidas Etier külastas mälestuspaika, mis oli Alexia jaoks üles seatud. Ja videos ütleb ta talle hüvasti. Järgmisena postitas ta veel ühe video kell 3 öösel, kus ta üritas temaga ühendust võtta vaimude lauaga. 26. jaanuaril postitas ta video pealkirjaga Alexia Morano, tõde tema kohta, kus ta selgitas, et see kõik oli pettus ja et oli kogu aeg selles pettuses kaasa löönud, kinnitades tema tellijate kahtlusi. Alexia väitis hiljem, et ta ei tahtnud selle vembuga mingit pistmist olla. Ja samas videos väitis Etier, et Alexia oli ta öösel maha jätnud ning hakanud levitama kuulujutte, et ta oli tema vastu vägivaldne olnud, mida ta ise eitas.
Ta oli juba sattunud tema vanematega pahandustesse selle video pärast ja näis, et ta ei tahtnud Etjega ega tema videotega enam mingit tegemist teha. Välja anti vahistamismäärus ning Etje võeti vahi alla ja talle esitati süüdistus kallaletungis ja kallaletungis relvaga. Kuid paar leppis peagi ära ja juhtumit ei arutatudki kohtus. Number 5. 2023 aastaks olid primitiivse ehitamise kanalid muutunud väga populaarseks. Vaatajad olid hämmastunud sellest, et keegi suudab ehitada maja, basseini või isegi veeliurajad, kasutades primitiivseid ehitustehnikaid ilma kaasaegsete tööriistade või seadmeteta. Kuid kuigi mõned neist kanalitest olid ehtsad, hakkasid inimesed peagi kahtlustama, et enamik neist on petlikud ning nad hakkasid videoid tähelepanelikumalt vaatama, lootes paljastada need ehitajad petturitena. Üks kanal eriti, mille nimi on primitiivne tehnoloogia, tõmbas palju kahtlust, kui selle nimi hakkas sageli ilmuma primitiivset ehitamist käsitlevates foorumites. Sellel oli üle 10 miljonit tellija ja see kuulus Austraalia mehele nimega John Plant. Videotes olid tavaliselt kuulda metsahelid, kui ehitustööd käisid ja paljud inimesed ütlesid, et need helid aitasid neil lõõgastuda. Jutustust ei olnud, kuid videotes olid iga ehituses samm-sammult juhised, mistõttu paljud inimesed uskusid, et ehitised on ehtsad. Ja mõned inimesed, kes tundsid Planti, kommenteerisid, et tema töö on 100% ehtne. Teised olid algusest peale kahtlustavad, kuid seda konkreetset kanalit peetakse siiani selle tüüpi videote üheks verstapostiks. Nagu arvata võis, hakkasid platvormil peagi ilmuma ka jäljendajate kanalid ning üsna kiiresti jõuti järeldusele, et nad ei ole oma ehitiste suhtes päris ausad. Võib-olla kõige jõhkrama kopeerimisega tuli välja kanal nimega Primitiivtehnoloogia idee, mis lihtsalt lisas Planti kanali nimele sõna idee. Ühes selle kanali video pealkiri oli maa-aluse vee mõistatuse krokodili ehitamine salajasse maa-alusesse majja ja basseini ning see äratas kiiresti kahtlusi ja vaatajad hakkasid salvestist hoolikalt uurima. Närgati, et kaamera lõigete vahel oli märkimisväärne vahe ning salvestise tootmiskvaliteet tundus liiga hea, et olla trisi. Need väitsid, et projekti valmimine võttis aega 100 päeva, kuid avastati, et suur ehitajate meeskond lõpetas selle umbes 10 päevaga. Selleks kasutasid nad raskeid maapinna teisaldamise masinaid ning üks filmimises osalenud operaator kinnitas hiljem, et kanalil töötab ka kulisside taga meeskond, kuhu kuuluvad näitlejad ja arhitektid. Drooniga filmitud kaadris oli näha suurt ehitajate gruppi projektiga töötamas ning kohe sai selgeks, et väited, nagu oleks projekti valmis teinud vaid 3 meest, ei vastanud tõele. Vandenõuteooria oli tõestatud ning tänapäeval on inimesed nende videote vaatamisel palju ettevaatlikumad, sest nüüd teatakse, et paljud väidavad end olevat midagi, mida nad tegelikult ei ole. 4. koht. Gary Grumuglia on postitanud oma YouTube'i kanalile video, milles ta arutab teise kanali nimega Hüperboreaalne teadmine vaateid ja tegevusi. Ta väidab, et see kanal tekitab palju muret oma üleslaetava sisu tõttu ning on hakanud kahtlustama, kas seda teeb mõni kultus. Võrdluseks, sõna hüperboreaalne tähendab ligikaudu põhjatuulest kaugemal. See viitab maa äärmuslikult külmale põhjapoolsele alale ja mütoloogilisele rahvale, kes Kreeka mütoloogia järgi elasid kunagi ammu kusagil põhjas paradiisis. Oma videos ütleb Grumuglia, et enamik meist teab vahet fantaasia ja reaalsuse vahel ja seejärel selgitab ta seda. Kõnealune kana väidab justkui, et fantaasiakirjandus on mingil moel tõend geneetilise mälu olemasolust ning et ajaloos eksisteeris tõepoolest tsivilisatsioon, mis sarnanes fantaasiaromaanides kirjeldatutele. Kanal väidab, et see tsivilisatsioon langes teadmata põhjustel ning see viis kaasaegse ühiskonna allakäiguni, kuna hüperborealaste teadmised kadusid. Samuti väidetakse, et müütiline Atlantis eksisteerib tänapäevalgi ning et kunagi oli veel palju sarnaseid tsivilisatsioone, kuid teadmised neist inimestest on aja jooksul kaduma läinud. Hüperborealaste teadmiste kohaselt hävitati Atlantis katastroofilise üleujutuse tõttu, kuid osa selle elanikest jäi ellu. Seejärel asusid nad elama teistesse maailma piirkondadesse, osa neist asus elama Mesopotaamiasse. Need, kes olid korrumpeerunud, said nüüd kuningateks, mis viis tumeda päikese ja puhastussõdadeni. Ta väidab ka, et orkid ja goblinid eksisteerisid, kuid lisab, et mingil hetkel hävitati nad täielikult. Üks esimesi vastuolusi, mida Grumuglia märkas, oli see, et jutustaja väitis, et tsivilisatsioon asus Styriani piirkonnas, mida ta ei suutnud üheltki kaardilt leida, kuigi seda viidet võib sageli leida Dungeons and Dragonsi kampaaniates. Grumuglia arvab, et jutustaja pidas tegelikult silmas ajaloolist Tyrose linna Jordaanias, mis asub tegelikult Lähis-Ida vastasküljel.
Seejärel väidab video, et kõnealune piirkond muutus kõrbealaks ilma maagia tõttu, mis põhjustas temperatuuride tõusu. Järgmisena väidetakse, et maonoid kuningad valitsesid teatud Mesopotaamia piirkondi ning et sealsed inimesed hakkasid omavahel võitlema, et saada võimalikult palju võimu. See tõi kaasa orjuse, sisetülid, janu ja nälja. Kuningatel õnnestus veenda enamiku inimesi loobuma oma usust ja esivanemate mõtteviisist ning muutuma selle asemel patsifistideks. See tähendas, et neil kuningatel oli vaieldamatu võim nende piirkondade ja seal elavate inimeste üle. Seejärel väidab ta, et vandenõuteooria sisalike inimestest, kes maad valitsevad, on õige ning et need mao valitsejad püüavad tsivilisatsiooni tagasi vanade tavade juurde viia. Selleks kasutavad nad teatud loitse ja religioone, et inimesi petta. Ja kuigi enamik meist suhtuks sellisesse sisusse ettevaatlikult, on paljud teised Hyperborea teadniste teooriaid omaks võtnud. Kanalil oleva video kommentaariumis leidub rohkelt inimesi, kes nende teooriatega nõustuvad. Mõned väidavad isegi, et neil on olnud nägemusi või õudusunenägusid sellest ajalooperioodist. Praegu on kanalil üle 71 000 tellija ning on lihtne mõista, miks Grumuglia on mures sellepärast, et sellest võib kujuneda kultus. Seda tänu selle veidratele uskumustele ja kesksele tegelasele, kes juhib inimesi soovitud suunas. Kolmas. Mõned vandenõuteooriad, mida YouTube'i kasutajad on välja mõelnud, tunduvad nii pöörased ja ebatõenäolised, et need on peaaegu naeruväärsed, kuid ometi usuvad paljud inimesed neid kohe, kuigi nende toetuseks pole ühtegi tõendit esitatud. Hea näide sellest on 2019. aastal, kui üks YouTube'i kasutaja võttis sihikule populaarse Chuck E. Cheese restorani ketti, et esitada murettekitavaid ja plahvatuslikke väiteid seal müüdavate pitsa kohta. Sel aastal laadis vandenõuteooriate YouTube'i kasutaja Shane Dawson üles videote sarja, millest ta tutvustas vandenõusid, mida ta ise tõeks pidas. Ta oli kuulnud, et Chuck E. Cheese kogub söömata jäänud pitsalõigud kokku, soojendab need uuesti üles ja müüb siis klientidele. Ta väitis ka, et restoranides olid manipuleeritud mänguautomaadid ning et mõned nende frantsiisi harud soodustasid alaealiste hasartmänge. Selle tõestamiseks külastas ta üht Chuck E. Cheese'i restorani ja postitas oma leiud YouTube'i. Ta ütles, et tellis paar viilu pitsat ja märkas kohe, et need olid omavahel sobimatud. Ta oli arvamusel, et iga viil peaks olema täpselt sama suurusega, mis muidugi nii ei ole. Mõned vaatajad juhtisid kiiresti tähelepanu sellele, et pitsasid lõikab inimene, mitte masin, ning iga vastutustundlik inimene peaks eeldama, et viilude suurus võib erineda. Siiski nõustus temaga. Palju inimesi ja kommenteerisid isegi, et olid seda varem märganud ning et sellele saab olla ainult üks seletus. Pitsaviilude edasimüük. Kuna Dawsoni kanalil oli sel hetkel üle 20 miljoni tellija, ujutati Google peagi üle Chuck E. Cheese'i otsingupäringutega ning sai selgeks, et paljud inimesed uskusid seda teooriat, kuigi selle kohta polnud esitatud ühtegi tõendit. Video jõudis peagi 10 miljoni vaatamiseni ja teised YouTuberid hakkasid samal teemal oma videoid postitama. Mõned toetasid Dawsoni väiteid, samas kui teised tõid välja, kui absurdne selline mõtlemine tegelikult oli. Kuna sajad tuhanded inimesed hakkasid Google'is selle teema kohta uurima, tundis Chuck E. Cheese, et nad peavad sellele probleemile reageerima ja nad andsid välja avalduse. Pressi esindaja selgitas, et vandenõuteoorial pole alust ja võttis olukorda kerge huumoriga. Ta ütles, et Chuck E. Cheese'i pitsad valmistatakse tellimuse peale värskest tainast, mis tehakse igas nende restoranis koha peal. See tähendab, et iga pitsa kuju on erinev juba enne lõikamist, mis seletab neid ebaühtlasi viile, millele Dawson viitas. Video postitati ajal, mil YouTube püüdis piirata vandenõuteooriate kiiret levikut platvormil ning teatati, et vaatajatele enam vandenõuteooriate videoid ei soovitata. Seda tehti ka selleks, et piirata valeinformatsiooni ja libauudiste levikut, mis tol ajal laialdaselt levisid. Kuid platvorm otsustas vandenõuteooriate videoid mitte täielikult keelata, kuna nad leidsid, et see on osa sõnavabadusest ning sisu, mis kellelegi kahju ei tee, on lubatud. Pärast seda videot ähvardas Chuck E. Cheese Shane Dawsonit kohtuasjaga ning anti hoiatusi, et seda tehakse, kui ta jätkab selle teooria levitamist, millel puudub igasugune seos reaalsusega. Number 2. David Dobrik sai tuntuks lühivideote platvormil Vine, mis on nüüdseks suletud. Seda peeti TikToki eelkäijaks, kuid kui platvorm hakkas hääbuma, otsustas ta oma sisu hoopis YouTube'i üles laadida. 2015 aastal hakkas ta koos oma meeskonnaga postitama vloge, mida nimetati Vlog Squadiks. Tema koomilised video tõid talle kiiresti üle 18 miljoni tellija ning teda hakati kutsuma Z-generatsiooni Jimmy Falloniks.
Iga video kestis tavaliselt 4 minutit ja 20 sekundit ning neis esinesid sageli meeskonna liikmed, kes tegid Los Angeleses inimestele vingerpusse. Tema klikkide püüdmiseks mõeldud pealkirjad tõid palju vaatamisi, kuid mõned inimesed pidasid teda ja tema meeskonda tüütuks ja peagi hakkasid levima kuulujutud, et kõik pole nii, nagu paistab. Selleks ajaks oli Dobrik saanud palju raha reklaamijatelt, kes sihtisid tema nooremat vaatajaskonda. Ta ostis endale üle $9 miljonit maksnud mõisa, milles on spa, 6 magamistuba, 7 vannituba, väliköök ja grillikeskus. Dobriku karjäär YouTuberina tundus olevat väga palju tõotav, kuid 2021 aastal muutus kõik väga kiiresti. Selle aasta märtsis avalikustas Kat Tinberg, et mitmed inimesed olid esitanud kaebusi meeskonna vastu nende videovõtete ajal aset leidnud sündmuste tõttu. Ühes videos peteti meeskonna liiget François uskuma, et ta suudleb naist, kuigi tegelikult suudles ta teist YouTuberit, Jason Nashi. Kuigi toona tehti sellest naljast vähe välja, sai ta hiljem aru, et teda kasutati meelelahutuse nimel ära ja ta pandi vastu oma tahtmist vastuvõetamatusse olukorda. Endine liige Nick Kasvani, kes põeb kääbuskasvu, avaldas samuti, et meeskonna liikmed kiusasid teda regulaarselt. Ta lisas, et teda pandi end väärtusetuna tundma, kuna temasse suhtuti nagu boksikotti ning lõpuks sai ta aru, et tal pole enam põhjust nende videotes osaleda. Sellele järgnesid tõsisemad süüdistused ühelt naiselt, kes avaldas, et teda ründas üks meeskonna liige ning tagajärjed olid peaaegu kohesed. Mitmed brändid otsustasid Dobrikuga ja tema kanaliga sidemed katkestada. Nende hulgas DoorDash, Dollar Shave Club ja EA Sports. HelloFreshi pressiesindaja teatas, et nad ei kavatse enam temaga ega ühegi tema meeskonna liikmega koostööd teha ning meil pole plaanis ka tulevikus kellegagi neist koostööd teha. Seatgeek järgis eeskuju ja Dobrik teatas, et astub tagasi Dispo fotode jagamise rakenduse juhatusest. Ta ütles, et tema kohalolek juhatuses võib rakenduse kasvu pidurdada ning seetõttu läheks neil ilma temata paremini. Ta vabandas François' videos, mille ta YouTube'i üles laadis, öeldes, et ta eksis selles olukorras. Ta lisas, et nüüd mõistab ta, kui oluline on saada oma sihtmärkidelt nõusolek ning ta pidi katkestama sidemed mitme meeskonna liikmega. Järgnenud videos lisas ta, et usub naise poolt esitatud süüdistusi, kes teatas rünnakust ning mõistis, et poleks tohtinud teda ja tema sõpru üldse videovõttele kutsuda. Täna jätkab Dober videote loomist ning tal on nüüd Los Angeleses oma pitsarestoran. Number 8. Võrguvälise eluviisi mõjutajad maalivad pildi, mis viitab sellele, et mobiiltelefonidest, sülearvutitest, tahvelarvutitest ja enamikust tänapäevastest mugavustest loobumine on ideaalne eluviis. Ja kuigi see võib mingis mõttes tõsi olla, on välja tulnud, et paljud neist mõjutajatest pole olnud nii ausad, kui nad väitsid. Selliste kanalite poolt YouTube'i üles naaditud videod hõlmavad tavaliselt majade või teiste ehitiste ehitamist ilma elektri või teiste tänapäevaste seadmete ja masinateta. Aga see eluviis ei seisne ainult ehitamise pooles. Nad propageerivad tavaliselt võrgust väljas elamist, julgustades vaatajaid aeg-ajalt ühendust katkestama, mida saab teha näiteks jättes mobiiltelefonid koju, veetes aega päriselus inimestega, mitte internetis ja vältides sotsiaalmeediaplatvorme. Mis puutub võrgust väljas elamise kanalitesse, siis Pure Living for Life oli esirinnas. Seda omasid Jesse Stafford ja Alyssa Craft, kes elasid koos, kuid allikate sõnul polnud nad abielus. Kanal alustas minimalistliku elustiili vlogina, kuid siis otsustasid nad kolida Idahosse, kus nad ostsid maatüki. Kuid nad valisid selle piirkonna mitmel muul põhjusel. Nad ei tahtnud tegeleda lärmakate ehitusinspektoritega ning kuna osariik lubab vaktsiinide osas erandeid, uskusid nad, et see oleks ideaalne koht oma laste kasvatamiseks, kuna nad olid samuti vaktsiinide vastu. Paar väitis, et nad elavad võrguväliselt, kuid peagi tuli ilmsiks, et nende ehitatav maja oli ühendatud linna veevarustusega. Nad kasutasid Wi-Fi'd, neil oli elekter ja nad olid ühendatud linna kanalisatsiooniga. Neil oli telefon, nad kasutasid toidu valmistamiseks maagaasi ja hiljem otsustasid üle minna elektrile, kui mõistsid, et päikeseenergia ei ole elujõuline. Kui maja ehitus edenes, said nad palju tellijaid, kuid hiljem tuli välja, et maja puidust karkassi oli ehitanud professionaalne meeskond. Seejärel hakkasid nad maja ehitamisel kasutama struktuurseid isolatsioonipaneele, kuid ei järginud tootja juhiseid. See põhjustas suured vahed seinapaneelide vahel ning kõik, kes sellele tähelepanu juhtisid, blokeeriti kanali poolt kohe. Projekti edenedes said nad sponsorlusi ja teenisid palju raha. Kuid kui vaatajad hakkasid juhtima tähelepanu nende väidete vastuoludele ja ehitusprotsessi vigadele, otsustasid Jesse ja Alyssa pausi teha.
Jesse ostis lennuki ja otsustas võtta lendamistunde. Ja peagi oli kanal üle ujutatud videotest, kus paar näitas oma uusi kalleid oste, mis tõi kaasa veelgi rohkem kriitikat, kuna nad olid alguses väitnud, et ei taha ega vaja mingeid kaasaegseid mugavusi. Kui Alussa jäi rasedaks, peatus töö majas ja kanalile ilmusid uued videod alles 2019. aastal. Kuid taas olid need videod Jessist ja Alussast, kes näitasid oma uusi mänguasju ja oste, mille nad olid soetanud. Viimane piis karikasse tuli siis, kui Jesse laadis oma kanalile üles video, kus ta kritiseeris oma tellijaid selle eest, et nad olid tema videote kommentaarides ebaviisakad. Seejärel logis ta sisse mehe nimega Jedediah ja hakkas solvanguid loopima kõigi pihta, kes teda või Alussat kritiseerisid. Paar oli paljastatud petturitena ning selgus, et nad polnudki kunagi kõnealusel kinnistul elanud, mis pani ka teiste võrgust väljas kanalite usaldusväärsuse kahtluse alla. Aitäh teile vaatamast! Kui see video teile meeldis, siis kindlasti vajutage meeldiv nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.